Rahvas, siin olen mina ja täna näitan, kuidas siis sõita ripstikiga. Kui te ei tea, mis ripstik on, siis ripstik on nagu kaherattaline rula. Rattad käivad igatepidi. Need vilguvad ka pimedases. See peaks siis käima. Ma olen selle nii kõredi lugevasti kinni keeratud. Ja enamasti on need alumiiniumist, minul on puidust. Ja siis näiteks, kuidas sellega sõita. Põhiline sõitmiseks alustus on siis see, et paned jala peale ja lükkad ennast, üritab peale jääda. Et väga palju tehakse siis siuksed vigu, et sa lükkad ennast ja siis sa kukud maha. Et nüüd tuleb üks auto. Lükkad, paned jala peale, lihtsalt üritad algust tasakaalu hoida. Kui see on selge, siis lükkad ja hakkad jalaga niimoodi jooksutama. Enamasti sirvi maa peal. Umbes nii. Kes keerata alguses kindlasti ei oska. Siis edasi siis nagu üritad jälle keerata. Keeramine on umbes nii, et kallutad ette, lükkad siis nagu seda esimest otsa sinna poole, kuhu keerad tõid. Enamus keeravad nii, nagu talle meeldib, aga mina teen nii. Kallutad esimest osa, mis on siis see pool, kallutad seda sinnapoole, keerad sinna, veidi kehaga aitad kaasa või siis niimoodi tahapoole, aitad samuti kehaga kaasa. Siis, kui see on kasu, siis te hakkate juba proovima kiiremat sõita. Ehk siis, kui alguses jõuksutasid niisama tagumist jalga, hakkad risti tegema. Niimoodi. Siis, ma ei tea. Kui see ka selge on, siis jah. Aga üks asi on, et kui te ostate selle, kui te on 70 € niisama välja valuda, siis te võite selle vabalt osta. Aga kui ei ole, siis ma ei tea, proovige sõbra käest või hankige kuskilt, proovige seda. Sest nende jamaga on see, et minul on küll puidust, aga tekivad siis siuksed osad, mis on siin. Alumiiniumist ja plastmassist samamoodi. Tulevad kriimud ja enam seda tagasi ei võeta. Et alustuseks soovitan proovida mingi sõbra omaga või millegiga. Ja siis, kui selge on, siis võite endale ka osta. Et muidu on see suhteliselt põnev ja ma arvan, et see olekski videost siis kõik ja järgmise videoni.